Meie järgmine lugu on siis praktiliselt suunal, kui see lugu andis meile hästi palju selliseid käsitlusi, mida tegelikult soovitame pärast minna ja paneme siis need slaidid lehele ülesse, et vaadata ja guugeldada neid erinevaid käsitlusi edasi, kellele sümpatiseeris. Ja võib-olla on vaja selline tervik, hea koolitus võib-olla peaks, ma ei tea, ma nüüd niimoodi juhtumisi küsin, aga kas see hea koolitus peaks käsitlema neid kõiki ühes, peaks need võimalused sees olema selline nagu siin olid need erinevad variatsioonid, osalev ja avastav ja ütleme selline, mis need harjutamise kaudu ja siis vajadusest tekkiv õppimine. Kas see võikski olla ühe koolituse osa komponentidena? Õppija võib eelistada ühte kahte, mis talle rohkem sobib. See on nagu niimoodi pigem, mitte nii, et tal on kõike neid viit vaja. Okay. Et mõned on üsna vastandlikud seal tegelikult. Tervitate kõiki niimoodi, kui need ruumid lähevad nii, avastav õppimine seal ja teine seal ja siis saab niimoodi kombineerida. Et äkki saab niimoodi teha ühel päeval. Meie järgmine lugu on siis ärivaldkonnast, ärimaailmast. Ettevõtteks on siis Elisa, kes on nüüd hiljuti siis Starmaniga ka veel liitunud, nii et punt on üha suuremaks läinud. Ja see küsimus on, kuidas Elisas õpitakse. Ja meil on täna tulnud oma lugu jagama Elisa Eesti aktsiaseltsi personalijuht Kaia Teemägi, kes räägib, kuidas nemad jõuavad siis tegeliku õpivajaduseni ja kuidas nad korraldavad seda, et vigadest õpitaks, mitte vigade tegemist ei karistatakse, kuidas siis sellist keskkonda luua. Toome hoogsa aplausiga siia lavalaudele Kaia Teemägi. Tere! Mul on hea meel jagada teiega meie lugu, ehk siis mis tegelikult hakkab juhtuma praktilises elus siis, kui noored inimesed sisenevad tööjõuturule ja ei ole päris niimoodi, et ei viitsi esimesse tundi minna ja magan ja tühja küll see tarkus ise pähe jõuab. Et räägin et kuidas meie toimetame oma majas ja võib-olla suudan teile siit kaasa anda ka paar praktilist näpunäidet. Aga natuke ka minu taustast. Koos Elisaga olen ma oma tööteekonda käinud juba rohkem kui 12 aastat. See on olnud väga-väga põnev ja umbes pool sellest ajast ma olengi tegelenud puhtalt õppimise ja inimeste arendamise valdkonnaga, et teise poole peal tuli personaliosa ka juurde. Minu esimene haridus on ärikorraldus ja minu teine haridus on andragoogika. Ja andragoogikat ma läksingi õppima sellepärast, et ühel hetkel ma tundsin, et vanamoodi enam ei saa ja uutmoodi enam ei oska. Et mis siis teha? Ja ma nii mäletan, kui Larissa Jõgi küsis mu käest, et miks sa siia õppima tahad tulla, siis ma ei osanud tal muud öelda, kui lihtsalt, et mul on mõistus otsas. Ma ei oska teha enam midagi. Ja sellest õpiteekonnast on ka minule väga palju kasu olnud just selles kontekstis, et aru saada, et mis siis nende täiskasvanutega peale hakata ja kuidas neist tekitada seda uudisimu, et nad ikkagi tahaksid neid uusi teadmisi omandada ja sealt ka mingit kasu kaasa võtta. Ja see, mille peale meie alati mõtleme, on, et kui inimene tuleb õppima või ta mingit uut teadmist omandab, siis kusagil tagakuklas on kogu aeg see küsimus, mis kasu ma sellest saan? Miks ma peaksin selle asja läbi tegema? Miks ma peaksin selle artikli läbi lugema? Miks ma peaksin midagi harjutama? Miks ma pean seda tegema? Mis see minu kasu on? Ja vaat see kasu on ühelt poolt ka see, mida meie taga ajame. Nii, aga natukene taustast. Kes on need inimesed, kellega me töötame? Meil on mehi naisi enam-vähem pooleks. Naisi on natukene rohkem ja jagunemine on täiesti loogiline. Naised on enamalt jaolt klienditeeninduses ja müügis ja mehed on enamalt jaolt tehnoloogia poole peal. Meil on kokku tänaseks peaaegu 1000 töötajat. Meie vanuseline jaotus on nii, et 18. eluaastast kuni 77. eluaastane, nii et päris hea läbilõige kõikidest generatsioonidest. Ja keskmine vanus on 32 aastat ja see keskmine vanus on selles raamis püsinud väga-väga pikalt ehk palju aastaid. Ja nooremad inimesed ongi pigem müügi poole peal ja eakamad inimesed on pigem siis spetsialistide ametikohal vastavalt nii, kuidas ka karjääriredel on arenenud. Aga ma oma sissejuhatavas videos rääkisin ka seda, et mulle tegelikult üldse ei meeldi see sõna koolitamine ja me ei taha seda väga palju kasutada. Miks? Kui me oma inimestega räägime koolitustest, koolitamisest, õppimisest, siis üldjuhul kui nimetada sõna koolitamine, siis kangastubki inimestele silme ette selline pilt, et kõik istuvad kusagil ja mingi tark inimene räägib ja siis peab kuulama ja midagi meelde jätma ja parimal juhul äkki õnnestub midagi ka ellu rakendada.
et me püüame neid müüte murda iga päev ja me mõtleme kogu aeg, et kuidas teha asju teistmoodi. Et mitte teha vanamoodi ja teha uutmoodi. Elisa on selles mõttes olnud hästi äge tööandja, et me oleme saanud tohutult palju katsetada erinevaid viise nii oma töös kui ka õpiteekonnas. Me oleme kolistanud läbi päris palju ämbreid ja me oleme nendest õppinud, et järgmine kord teha paremini. Kõik alati ei õnnestu. Aga kui me ei koolita, mida me siis tegelikult teeme? Meie moto on see, et me aitame inimestel õppida. Alati, kui me valmistame midagi ette, siis me mõtleme selle peale, et kuidas aidata inimestel õppida. Ja selleks, et üleüldse see õpimotivatsioon tekiks, on kindlasti uudishimu see, et tekime see uudishimu, et miks ma seda teen. Ja teine asi, mida me täiesti teadlikult korraldame, on nii-öelda varjatud õppimine. Ehk siis sageli inimesed õpivad või omandavad mingisuguseid uusi teadmisi ilma, et nad üldse aru saaks, et nad õpivad. Ja see on ka see, mida me nii-öelda varjatult teeme. Mismoodi me planeerime oma tegevusi? Kõigepealt me ju alustame alati sellest, et mida siis vaja on. Ettevõtte seisukohast, et mida meil oleks vaja nii-öelda inimestele anda ja teiselt poolt meil on siis inimesed, kes võiksid midagi vastu võtta. Ja ma toon teile siin ühe hästi praktilise näite, ma üritasin selle üles ehitada niimoodi, et enam-vähem oleks aru saada sellest kontekstist ja kuidas seda teha. Täpselt sama metoodikat me kasutame ka vigadest õppimisel, ehk siis kui me analüüsime mingisuguseid eksimusi, mis meil on olnud kas tööolukorras või siis ka näiteks mõni koolitus on untsu läinud ja see on 5 miksi metoodika. Ja nende miks küsimuste esitamisel on hästi oluline see, et see miks küsimus ei tohi olla süüdistava alatooniga, vaid see peab olema nagu sellise analüütilise alatooniga, ehk siis mitte nii, et miks sa seda asja ikka nii tegid. See ei tohi olla kunagi nii küsitud, vaid pigem see, et analüüsida, et miks selline olukord üldse juhtus. Tõenäoliselt kõik olete kusagilt mõnest mobiilioperaatori esindusest endale soetanud mõne mobiiltelefoni. Kui ei ole, võib-olla tulevikus juhtub see asi. Aga mis on meie selline hästi igapäevane lihtne situatsioon? Läheb poodi müügile 5 uut telefonimudelit. Nii, tuleb meie juurde poejuht, ütleb, et nii, meile tuli 5 uut telefonimudelit müüki. Meil on vaja koolitust müügi inimestele, et mida siis neile 5 telefoniga teha saab. Ja üldjuhul küsimus ongi püstitatud nii, et meil on vaja uute telefonimudelite koolitust. Nii, mis me siis selle küsimusega edasi peale hakkame? Me hakkame küsima, miks küsimusi. Kõigepealt, miks me peame üldse koolitama või miks nad peavad seda õppima? Miks seda vaja on? Lihtne vastus. Aga sellepärast, et kui teist keegi satub esindusse, tahab endale uut telefoni osta, et see teenindaja, kes teie vastas on, oskaks teile pakkuda mõnda mobiiltelefoni. Aga miks ta peab oskama seda kliendile pakkuda? Võib-olla klient ise teab, mida ta tahab, tuleb, valib, milline meeldib, mis värvi meeldib, mida vaja on. Selleks, et teie saaksite endale sellise telefoni, mida teil vaja on reaalselt. Et te ei saaks poest kaasa kasutud kaupa. Kas siis sellepärast, et te ise ei tea, mida osta või sellepärast, et teenindaja ei oska soovitada. Edasi. Aga miks klient peab saama või miks te peate saama sellise telefoni, nagu teil tegelikult vaja on? Võib ju lihtsalt ilus asi olla. Sellepärast, et kui te kasutate oma telefone, siis tõenäoliselt saate te sellest mingisuguse kogemuse. On see hea, on see halb, loomulikult meie soov on ju see, et see oleks maksimaalselt hea. Internet lippaks maksimaalsel kiirusel ja kõik kõned tuleks alati läbi ja midagi ära ei katkeks ja saaks hästi pilte teha. Et tegelikult see on see kogemus, mida te saate selle asja kasutamisest. Aga miks kliendil seda head kogemust vaja on? Mis sellega peale hakatakse? Sellepärast, et kui te saate telefoni kasutamisest hea kogemuse, te olete rõõmsad, rahulolevad ja tõenäoliselt, kui tuleb uus mudel välja, siis tahate uut ja paremat endale saada. Sellepärast, et kui inimene millegagi ära harjub, me alati kõik tahame midagi parem, me tahame uusi kingi, me tahame uusi riideid, me tahame uusi asju endale saada, sest vanad kas jäävad vanaks või lihtsalt meie enda vajadused ja soovid kasvavad. Aga miks klient peaks üldse midagi paremat tahtma või miks ta peaks tahtma tulevikus paremat mobiiltelefoni endale? Ja siin on nüüd see, et kus siis tuleb nagu meie kui nii-öelda õpetaja huvi mängu. Sellepärast, et kui te saate parema telefoni,
siis te kasutate seda rohkem, te kasutate rohkem teenuseid. Kui te kasutate rohkem teenuseid, siis te tõenäoliselt tahate kiiremat internetti. Kui te tahate kiiremat internetti, saate hea kogemuse, siis te olete nõus sellest ka rohkem raha maksma meile. Täiesti loogiline ahel. Ehk siis tekib see uudishimu ja tekib nii-öelda nõudlikkuse kasv. Ja kuhu me välja jõuame siis lõpuks selle 5 miksiga on see, et meil tegelikult ei ole vaja mitte uute telefonide koolitust. Meil on hästi tore tootejuht Imre, kes teab telefonidest absoluutselt kõike. Kõige lihtsam variant oleks öelda Imrele, et palun võta oma kohver ja tule näita need 5 telefonimudelit inimestele ette ja räägi neile, mitu pikslit on ekraan ja mitu giga saab seal internetti tõmmata ja mis seal kõik veel on. See oleks kõige lihtsam klassikalisem variant. Aga kuhu me tegelikult välja jõuame, ongi see, et meil on vaja õppida, kuidas teis kõigis tekitada uudishimu selle sama seadme vastu, et te tarbiksite sealt maksimaalselt palju meie teenuseid. See on meie huvi. Ja täpselt sama metoodikat me kasutame ka vigade analüüsil läbi selle 5 miksi, ehk siis miks mingi asi juhtus. Neid mikse vahel võib tulla ka rohkem, aga tegelikult siis see lõppjäreldus, kuhu me välja jõuame, peaks olema nüüd see õpikoht, et mida me tegelikult peame muutma selleks või peame õppima selleks, et järgmine kord nii ei juhtuks või see situatsioon muutuks. Et me ise nimetame seda asja juurpõhjuseks, et me peame jõudma juurpõhjuseni. Nii, ja kui me nüüd oleme aru saanud sellest, et me peame oma inimestes arendama just seda poolt, et kui teie satute kusagile esindusse, et te saaksite selle asja, mida te soovite, mida teil vaja on ja natukene peale ka. Lähme edasi. Tekib küsimus, kuidas me seda teeme ja minu arust teine väga oluline küsimus on ka see, kus kohas me seda teeme. Kui me mõtleme, kuidas, me tegelikult täna ise ei saa keskenduda niivõrd erinevatele generatsioonidele, sest meil on läbilõige, praktiliselt igas ametigrupis on meil läbilõige erinevatest generatsioonidest. Ehk millele meie täna keskendume on see, et kuidas nendes inimestes kõigepealt siis tekitada see uudishimu, et nad tahaksid sellest teemast rohkem teada saada. Ja teine pool on see, et kuidas nendes inimestes tekitada mingisugune personaalne seos selle teemaga. Et hästi lihtne näide, kui me õppisime koos mobiilse interneti teenust, kui see alles turule hakkas tulema, et miks siis tegelikult on seda internetti sinna telefoni vaja. Telefon on ju helistamiseks, seda ei ole vaja. Ja meie tootejuht ehitas oma selle õpikava üles nii, et kõigepealt ta rääkis inimestele, et mida see päriselus tähendab, mida see interneti kasutamine meie ellu kaasa toob. Ja lihtne näide oli see, et ta näitas oma vanaema. Tema vanaemal on tahvelarvuti sees on internet. Ja mida ta sellega teeb? Vanaemal on õde, kes elab 100 kilomeetrit kaugemal. Vanaema võtab selle tahvelarvuti, läheb sellega kasvuhoonesse, teeb Skype'i kõne ja siis näitab oma õele, kui suured on tema tomatid kasvuhoones. Ja siis õde läheb oma kasvuhoonesse ja näitab vastu. See on elamus ja emotsioon, mida nad saavad tänu sellele, et neil on seal mobiilses seadmes see internet sees. Ja siis, kui praktilist poolt üles ehitasime, oligi niimoodi, et vahet ei olnud, kes meil seal klassiruumis parasjagu olid, kõik said võimaluse siis kas kogemusi jagada või leida endale selle mingisuguse praktilise elu seose, kuidas mobiilne internet aitab minu elu lihtsamaks teha. Mina isiklikult sain sealt väga kasuliku äppi, kus ma pean oma poe nimekirja juba viimased, 3-4 aastat. See on kättesaadav kogu minu perekonnale, ka minu lapsed panevad sinna kirja vahel, lähen poodi, vaatan, et osta vaja mittagi head ja siis ma lähen otsin sealt riiulite vahelt mittagi head. Et sellised asjad, et kuidas tekitada see mingisugune päris praktilise elu seos. Ja tegelikult aina enam meie tööelu hakkab segunema ka meie isikliku eluga. Ja see on täiesti okei, et kui õpitakse midagi uut, et ei pea nüüd jääma kusagile, et nii, mis ma nüüd tööl selle asjaga peale pean hakkama. Ei pea olema nii piiridest kinni. Kus teha? Hästi lihtne, mingi tavaline klassiruum kusagilt leida, panna inimesed istuma, vahepeal natukene mööbeldada, ringi tõsta. Väga klassikaline. Saab kasutada projektorit, kõiki selliseid asju. Veel, töökohal õppimine. Me ise kasutame hästi palju töövarjutamist. Ja töövarjutamine on ka natukene selline varjatud õppimise viis.
Ja töövarjutamise puhul me oleme ka selliseid erinevaid ämbreid läbi kolistanud ja päris palju õppinud. Ja mõned asjad, mis me oleme endale väga selgeks teinud, kui me töövarjutamist korraldame. Esiteks, varjutatav ehk siis see inimene, kelle juurde minnakse, ta peab reaalselt tegema oma tööülesandeid või siis ta peab nagu reaalselt ette valmistama, et ei tekiks sellist situatsiooni, et täna mul peale ühe selle Exceli polegi midagi teha, et no ma ei tea, sa võid ju vaadata, et lähme siis joome kohvi, et ma räägin sulle, mis ma teen iga päev. See ei tööta, et väga reaalselt ikkagi varjutatav peab ka aru andma, et tema jagab kogemust ja kui see ette kokku leppida, inimestega kokku rääkida, et mida keegi parasjagu teeb ja mida ta näitab, tegelikult väga hea meelega tehakse seda, sest et siis ma olen tark, ma tean, kuidas ma oma asja teen ja ma saan seda teistega jagada. Jällegi emotsioon. Teine asi, mis me kokku leppisime, et varjutaja, kui mina lähen kellegi tööd vaatama, siis mul on keelatud anda negatiivset tagasisidet ja mul on nii-öelda keelatud kritiseerida koha peal. Et hästi lihtne näide, kui mina lähen näiteks meie klienditeenindusse kuulama kliendi kõnesid ja ma tunnen, et see kõne ei olnud kõige parem selles suhtes, et võib-olla teenindaja ei olnud kliendiga piisavalt viisakas või ütles talle midagi valesti, siis mina koha peal ei tohi seda tagasisidet anda, sest tõenäoliselt ma ei oska seda hästi teha ja teiseks, see on juhi töö. Ehk kokkulepe on see, et kõik selline tagasiside läheb kõigepealt juhile ja siis räägitakse läbi, et mismoodi see tagasiside andmine käib. Ja kolmas asi, mis meil on kokku lepitud, iga töövarjutaja peab varjutamiselt ära tulema vähemalt ühe idee või parandusettepanekuga. Et ei ole lihtsalt nii, et lähen kõlgutan kõrvalosakonnas jalga pool päeva ja oli tore. Üks parandusettepanek peab alati kaasa tulema ja see tuleb väga-väga asjalikke teemasid, sellepärast et me ise sageli oma igapäevases töökeskkonnas ei pruugi näha või tajuda erinevaid asju. Kas keegi tunneb ära, mis koht see on? Ovaalstuudio, üks meie lemmikkohtasid. Kui on vaja saada majast välja, natukene aju rünnata, tunda ennast vabamalt, siis keskkond on tegelikult hästi oluline. Siin on suur vahe, kas sa paned inimesed laua taha istuma või sa saad olla natukene mõnusamas keskkonnas. Ja samamoodi me siin alguses kartsime ka, et me läksime ühe seltskonnaga, et seal oli küsis, et võib-olla natukene eakamad prouad ja seal me teadsime, et ühel on selg haige ja siis me nii muretsime, et kuidas ta nüüd seal kotttooli peal istub ja mismoodi. Tegelikult oli ülilahe, inimestel on tohutult meeldis, et saada sellest formaalsest keskkonnast välja ja mul on siiralt kahju, et see valik on nii nigel tegelikult just nende keskkondade osas, et kui tahad minna kusagile teistmoodi kohta, siis lõpuks ongi nii, et igale kohale on juba 10 korda tiir peale käidud. Veel õpikeskkonnast. See nurk näiteks on meie inimeste TV-teenuse õpinurk. Tavalise tööruumi keskkonnas üks nurk on eraldatud, ehk siis kui meie inimesed tahavad õppida seda, et kuidas Starmani digiboksi kasutada ja mismoodi seal laveerida nende menüüpunktide vahel ja kuidas seda ka kliendile kõige paremini seletada, siis mitte me ei pista neid kuskile klassiruumi ja Otto ei tule ja ei räägi neile, et kuidas asjad käivad, vaid nad reaalselt tulevad, istuvad sinna nurka maha, seal on samamoodi kotttoolid, seal on võimalik tavalise tooli peal istuda, kõik saavad puldid, nad saavad reaalselt läbi teha ja see on täiesti tavaline töökeskkond. Teised inimesed ümberringi seal sumisevad, mitte formaalne, väga hästi töötab. See on meie koolitusklass. Kui me umbes 4 aastat tagasi oma koolitusklassi saime, me nuiasime seda väga pikalt, sellepärast arvati, et sükst ruumi pole vaja, et koosolekuruume küll, et istuge seal, et mis te siin virisete. Aga me saime selle klassi ees, kui me veel läksime selle jutuga, et me ei taha sinna tavalist mööblit. Et me tahame teistsuguseid toole. Toolid olid veel 2 korda kallimad ka kui tavaline mööbel, siis oli vaja tõestada, et me ei ole kaamlid, et seda on vaja. See ruum on täna meil kõige populaarsem ruum üldse. Meil on broneeringute järjekord ja seal ei ole mitte ainult õpitoad, vaid seal tehakse oma koosolekuid, seal tehakse tiimi arutelusid ja see võlu on just selles mobiilsuses. Neid toole on võimalik lükata, teha seda ruumi, on võimalik sättida igatepidi täpselt endale sobivasse vormi. Et üli populaarne ja just jällegi, et see keskkond annab selle võimaluse inimestel ennast mugavamalt tunda. Nii, aga kui nüüd oleme aru saanud, et kus kohas me seda koolitust tahame teha ja enam-vähem siis ka kuidas, aeg. Mis on olnud meie õpikoht aastate jooksul?
me ise oma inimestele ei korralda enam mitmepäevaseid koolitusmaratone ehk siis õpimaratone. Ja me ei tee seda sellepärast, et mingil hetkel me tajusime, et kõik need päevad, mis inimesed on seal istunud ja kuulanud erinevaid uusi teemasid, võib-olla ka midagi läbi teinud, 2/3 nendest läheb meelest ära. Ja tegelikult ei rakendata. Kuhu me oleme välja jõudnud täna on see, et meie enda sellised õpitsüklid on keskmiselt 4-tunnised. Äärmisel juhul me teeme 6-tunniseid, aga sellised ainult siis, kui on mingisugune väga konkreetne ja tihe praktikum seal taga. Aga üleüldiselt kõik sellised õpitoad me ehitame üles 4-tunniste tsüklitena. Et see on meie kogemus, meil töötab väga hästi. Metoodikad, mida me kasutame, mis siis selle 4 tunni jooksul tegelikult ära jõuab teha. Need 4-tunnised on meil niimoodi, et me jagame, et kui meil on näiteks mingisugust teemat vaja teha ja me paneme kõik järjestikku nii-öelda listi, et kaua see aega võib võtta ja vaatame, et tegelikult ajamaht on 2 päeva, siis me jagamegi ära niimoodi, et on 4 4-tunnist moodulit ja panemegi ajatsüklisse. Ja üldjuhul kõige paremini töötavad hommikused moodulid. Inimesed on värsked, ei ole veel sukkeldunud kusagile. Mingi lugu tuleb tekitada sellest teemast, mida me räägime. Täpselt see sama kas või see kasvuhoone ja tomatite lugu või mingisugune muu lugu. Me alati mõtleme, et mis on selle teema lugu ja mis on selle teema seos kas igapäevaeluga või tööeluga siis. Et mingisugune lugu sinna taha, reaalsed näited, meie puhul ütleme seal teenindus- ja müügiinimesi on kõige lihtsam aidata läbi kliendikaasuste. Me hästi palju kasutame erinevaid kliendikaasusid, kuni selleni välja, et meil on reaalselt käinud näitlejad klienti mängimas, päris näitlejad. On käinud amatöörnäitlejad, on käinud päris näitlejad, on käinud oma töötajad. Hästi palju selliseid nagu reaalseid kogemusest õppimise case'e, millel on mingi väga konkreetne lugu. Videod. Mis hetkedel me neid kasutame? Me kasutame videosid päris palju. Me kasutame videosid eelkõige loengu asendamiseks. Ehk siis siiski on teatud asjad, kus on vaja anda edasi ka mingisugust teooriat. Et mingid asjad on vaja lihtsalt inimestele selgeks rääkida taustaks, enne kui asja kallale asuda. Ja pigem jällegi on niimoodi, et me oleme teinud mingisugused videolood, kuhu siis on see teooria sisse pikitud. Näiteks, kuidas tekib mobiili leviala. Jube lihtne on, et tuleb meil seal Kristo ja siis räägib, et võt siit need ja siia pannakse need ja siis sealt see tuleb. Ja selle me ehitasime ka täpselt nii üles, et me tegimegi reaalselt masti ehitamise loo, alates sellest, et kuidas see maatükk saadi, mast püsti pandi, kuidas tehnik pani need igasugused seadmed sinna peale ja kuidas siis need nii-öelda mobiililevivõnked edasi lähevad. Videotega on see asi, et liiga pikki ei viitsita vaadata ja hästi kriitiline tuleb olla pikkuse suhtes. Keskmine vaadatavus on 2,5 minutit, et üle selle ei ole mõtet teha, siis lõppu ei viitsita vaadata. Teine asi, kus me teeme videosid on näiteks, kui on vaja õpetada mingit tehnilist asja, mingit programmi, siis me teeme need nii-öelda ekraani salvestuse klipid ja nendega me oleme näinud, meie praktika näitab, et kuni 30 sekundit. Mingi asi tehakse läbi, võimalikult väiksed tükid. Ja kolmas asi, mida me kasutame, on nii-öelda pusle metoodika, ehk siis täpselt see sama mingisuguste pikkade moodulite tükeldamine. Kui meil tuleb uus inimene tööle, kes peab minema esindusse, siis varem me praktiseerisime seda, et kõik need inimesed pandi 8 nädalaks ühte ruumi kinni ja siis kõik käisid, rääkisid neile ja siis me ootasime, et nad on jube targad ja siis nad lähevad esindusse ja oskavad kõik ise teha. No ei töötanud. Täna me teeme nii, et meil on hästi lahe müügitreener Kristjan ja kui uus inimene tuleb meile tööle, siis kõigepealt 2-3 tundi ta veedab Kristjaniga, räägitakse üldised põhimõtted lahti, mida me üldse kliendile pakume ja kuidas me pakume ja siis põllule, kas esindusse või kõnekeskusesse. 1-2 päeva on tööl ja teebki seda konkreetset sama tükki, ehk siis seda asja, mis hommikul räägiti, seda ta hakkab pärast praktiseerima. 2-3 päeva teeb, 1-2 sõltuvalt siis positsioonist ja siis uuesti Kristjani juurde võetakse järgmine teema. Täpselt sama metoodikat me kasutasime oma juhtide arenguprogrammis, kui me üles ehitasime, et meil juhtide arenguprogramm
oli poole aasta pikkune, seal ei olnud väga palju mooduleid, sest me ühel hetkel avastasime, et väga paljud meie juhid on insenerid ja Tehnikaülikooli lõpetanud ja ei tea tegelikult inimestest ega juhtimisest mitte midagi. Ja arvasime, et siis võiks natuke rääkida neile. Ja siis me ehitasime selle programmi üles samamoodi moodulitena ja kalendriaasta järgi. Et kui meil algas juhtide koolitusmoodul septembris, siis me alustasime sellega, et mida meie juhid teevad sügisel. Septembris hakatakse tegema eelarvet. Kui tehakse eelarvet, järelikult tuleb planeerida ka palgaeelarve. Selleks, et palgaeelarvet planeerida, tuleks inimestega rääkida nende ootustest, ehk siis tuleks need palga läbirääkimist ära teha. Ja me alustasimegi palgamoodulist. Ja samamoodi 4-tunnine moodul võimalikult vähe korraga kohe praktiseerima. Ajastasime kõik tegevused. Nii oligi see 6 aega seal tehti neid asju. Järgmine lühike moodul vastavalt sellele, mis tegevused plaanis olid, põllule tegema, praktiseerima. Nii et need on olnud need meie töötamise viisid, mida me oleme kasutanud ja meie õpikohad just ongi olnud need, et fokusseeritumalt, lühemat aega ja eelkõige see, et mis kasu see õppija sellest saab, et tekitada see seos praktilise elu ja päris eluga. Nii et selline on meie lugu. Edu õpiteekonnal kõigile. Aitäh, Kaia! 2 minutit kiireteks küsimusteks. Kuidas jõuda selleni, et ka väikeettevõtted senisest rohkem oma töötajatel õppida aitaks? Mis aitaks sellele kaasa? Väikeettevõttes mina arvan, et võib-olla kõige mõistlikum ongi just vaadata seda töökohal õppimist, ehk siis mis inspireerib töökohal õppimist, on huvitav töö ja see, et töö oleks huvitav, see on juhtimisülesanne. Juht ei saa oma inimest motiveerida. Juht saab tagada selle, et töökeskkond oleks motiveeriv, kus inimesel on endal põnev ja tal tekib huvi õppida ja uusi teadmisi omandada. Ja võtmeaspekt võib-olla siis neil oleks vaja neid Kristjaneid enda punti, kes siis reaalselt teevad, et ei ole see, et tellin välise asja sisse ja keegi 8 tundi teeb, vaid... Ja kusjuures, mis ma meil olen vaadanud, et juhid tulevad koolitust küsima enda vigade parandamiseks. Kui inimene on teinud midagi valesti, järelikult ta ei oska, saadan koolitusele. Küll seal ära remonditakse ja parandatakse, et tuleb tagasi, oskab kõike teha. Tegelikult on juhi tegemata töö väga paljuski. Nii et ma julgen öelda, et mingi kolmandiku nendest nii-öelda koolitussoovidest me lükkame tagasi, sest me ütleme, kuule juht, see on sinu tegemata töö oma inimesega. Koolitus ei aita, see ei ole plaaster, mille me peale paneme. Selline küsimus on tulnud sõna koolitus kohta. Olen sellist arusaama kuulnud varemgi, kas õppijakeskset õppeprotsessi tuleb nimetada uue mõistega. Millisega? Ehk lihtsalt õppimine. No üldjuhul me katsumegi pigem õppimise sõna kasutada, mitte koolitamise sõna, et koolitamine on nagu pigem millegi andmine, õppimine on millegi vastuvõtmine, et meie oleme oma keskis nii kokku leppinud. Toetad õppimist ja ei jää jalgu, et inimesed võiksid õppida ettevõttena. Kas ja millisel juhul on üldse formaalseid klassiruume veel vaja? Kas neid on vaja ja millisel juhul? Teate, mina ei tea. Minul on 2 9-aastast tütart ja viimasel lastevanemate koosolekul räägiti, et minu laste klassis nüüd hakatakse tegema eksperimenti nii, et visatakse kõik lauatoolid välja ja tehakse 3 õpitsooni. Mis tähendab seda, et kui lapsed lähevad hommikul kooli, siis nad saavad valida ise, kas nad tahavad seista püsti, tahavad nad istuda laua taga või tahavad nad olla seal kusagil kotttooli peal. Nii et kui see nii läheb ja lapsed juba koolist hakkavad sellisest keskkonnast tulema, siis meil ei ole nagu midagi klassikalisest klassiruumist enam rääkides, nad ei oskagi olla seal, nad hulluks seal panevad sinna istuma. Õudne. Veel paar kiiret küsimust. Jäi natuke arusaamatuks, miks see tootejuht Imre ei või olla kõikide klienditeenindajate väljaõpetaja? Kui seda veel korraks täpsustada. Ja, sellepärast, et Imre töö on tegelikult testida neid seadmeid, viia neid koju, sõita autoga üle anda lapsele mängimiseks ja aru saada, et mida tegelikult nendega teha saab ja mida teha ei saa. Siis on ka küsimus, et 4-tunnine aktiivne õpe on tõesti maksimaalne. Ülejäänud osa päevast ja õhtust võiks olla seltskondlikud ühistegevused. Kas tegutsete nii? Et 4 tundi laengut ja siis... seltskondlikud ühistegevused. Sõltub seltskondlikust ühistegevusest, et töökeskkonnas on ka ju tegelikult seltskondlik ühistegevus, kui toimub koostöömudel.
Ja siis on veel tulnud täpsustav küsimus, et kuidas siis nimetate inimest, keda kutsestandardis nimetatakse täiskasvanute koolitajaks? Kuidas siis teda võiks täiskasvanute õppimise soodustaja või mis võiks selle nimetus olla? Õpiassistent, abiõpetaja. Ausalt ütles, ma ei olegi selle peale mõelnud, aga hästi hea küsimus, et hakkan juurdlema selle üle. Et ehk täna võib-olla paneelis õnnestub mõnel panelistid välja pakkuda. Kuidas siis me võiksime kutsuda täiskasvanute koolitajad, kui tegu ei ole tavapäraselt koolitaja? Kas keegi tahab kohe õigata mõnda varianti? Toidulisand, huvi tekitaja, jah? Täiskasvanute huvi tekitaja. Meelelahutaja oli. Või meelteliit, jah? Julgustaja. Ja, et selle üle võib arutleda. Ja veel viimane küsimus on siin jäänud ette. Täiskasvanu õpimotiiviks ei ole hirm. Kuidas seda arvestatakse erasektoris? Täiskasvanu õpimotiiviks ei ole hirm. Kuidas seda arvestatakse erasektoris? Jaa, meil on olnud juhuseid täiesti, kus meil on tulnud inimesed õppeklassi ja nad istuvadki seal niimoodi. Ja ükskõik, kuidas neid ei püüa avada, nad ei avanegi. Ja meie kogemus on olnud see, et las ta siis olla. Las ta siis olla. Ja kuna me teeme väga-väga palju, meil on iga päev paralleelselt majas vähemalt mingisugune 3-4 mingit koordineeritud õppeprotsessi käimas, siis tegelikult on näha, et need, kellel on hirm, nad kõigepealt tahavad aru saada, et keegi karista neid, midagi hullu juhtu. Ja siis hakkab vaikselt hakkab tulema, et meie oleme võtnud küll selle seisukoha, et las ta siis praegu olla, küll ta kaasa tulevad varem või hiljem. Et ei torgi? Ei torgi. Aitäh, Kaia Teemägi!